150 on täis ja minut on üle ka, et ma teen võib-olla mõne sõna avanguks ja siis kolleegid võtavad siin üle täpsemalt erinevaid poliitikateemasid kui ka tehnilisemaid teemasid käsitleda. Et jah, üsna pea selline tegevuslubade taotlemise aktiivne aeg hakkab ja kui nii võib öelda, siis see üleminekuperiood, kus siis senised VASP-id võivad olla nii meie Finantsinspektsiooni järelevalve all, kui nad on meilt loa saanud, kui ka võivad olla rahapesu andmebüroo järelevalve all, kui nad sealt on saanud registreeringu, kestab siis 2026. aasta keskpaigani, kui mälu mind ei peta. Tänase informatsiooni või niisuguse infopäeva eesmärk on siis potentsiaalsed taotlejad valgustada meie lähenemistest erinevatele siis teemalõikudele. Me räägime järelevalvepoliitikatest, me räägime natuke tegevusmenetlusest, me räägime järelevalvemudelist ja seal erinevatest siis sellistest aspektidest, eks. Sealhulgas ka infotehnoloogilisest mõõtmest ja loomulikult küsimused-vastused siin siis kõige lõpus. Nüüd, kas on meile selline protsess, kus me võtame enda jaoks uue segmendi järelevalve alla, kas see on uus? Vastus on, et ei ole. Et me oleme ju järk-järgult erinevaid uusi turge, kui nii võib öelda, oma järelevalve alla võtnud. 2010 alates makseteenusedeks, 2015 alates krediidiandjad ja vahendajad ja neid on siin veel olnud teisigi. Nii et selline kogemus on meil olemas. Selle kogemuse baasilt ma ütleks nii, et kõigile osapooltele sõbralik, lugupidav, mõistlik läbikäimine omavahel on alati kasuks tulnud. Et me hindame selliseid asju väga kõrgelt, aga seda öeldes ka me oleme avatud, eks ju, ja lubame ka olla üsna otsekohesed erinevates siis tagasisidedes ja küsimustes. Ja ega siin rohkem midagi ei ole. Ma arvan, et see eelseisev saab olema siis nii meile kui ka eriti teile, head olemasolevad potentsiaalsed turuosalised, väljakutsuv ajaperiood, võib-olla mõneti ka niisugust ebaselgust või ebastabiilsust toov, aga kindlasti siis 26. aasta keskpaigaks on see kõik möödanik ja nendega, kes siis tegevusload on meilt saanud või loa, et nendega me siis liigume sellises heas professionaalses suhtes edasi. See on minu poolt kõik, et mul nüüd kolleegid võtavad selle asjaajamise üle ja soovin teile omalt poolt siis head infopäeva ja kindlasti esitage ka küsimusi meile. Tänud! Ja tervist, et ma lähen siit siis edasi, et minu nimi on Siim Tammer, ma olen Finantsinspektsiooni üks juhatuse liikmetest ja kuna minu vastutusvaldkonnas on muu hulgas finantssektoriga nii-öelda tegevusloa menetlused, et ma puutun selle protsessiga siis vahetult ja sisuliselt ka kokku kogu selle tegevusloa menetlust lubade vältel siis, et kui te meie majja pöördute. Ja meil on tõesti selline hea traditsioon, et kui me hakkame sellist uut sektorit enda järelevalve alla tooma, siis me teeme sellise üldise infopäeva, mis avab sellised võimalikud diskussioonid ja arutelud muu hulgas ja mis siin väga oluline on, et ta annab ka sellise tunnetuse, millised ootused meil kui järelevalvel on selle uue sektori osas. Ja teatud juhtudel kindlasti tõmbab ka sellised, kuidas nüüd rahvakeeli öelda, aga mingid punased jooned, et kust me justkui nagu näeme tõsiseid probleeme juba ennem kui üldse tegevusloaga taotlusega sisse tulla. Ja mis ma annan? Ma annan mõned rõhuasetused tänasele infopäevale lihtsalt kaasa, et niisuguse üldisemad mõned punktid, mida mina oma praktikas ja mida ka siin meie töös näen, mis tegevusloa menetlustel kas tõusetuvad või mis ka siin selles sektoris eripärased on, mis kindlasti tulevad ja mida te võiksite teada. Et esimene võib-olla sissejuhatav osa on see, et riik on teinud täna selge valiku, et kogu see krüptovaraturu osalised, kes tulevad MiCaga ja peavad reguleeritud saama, et nad tuuakse finantsjärelevalve alla. Ehk lisaks sellisele uuele seadusraamistikule, mis ma usun on võrreldes varasemaga ikkagi väga oluline muudatus selles sektoris,
on ka uus järelevalve ehk et kõik asjad on selles sektoris selles mõttes uued. Ja uus järelevalve on Finantsinspektsioon. Sellel ajal, kui me seda nii-öelda raamistikku Eestisse kohaldasime, oli siin parlamendisaadikutega üsna pingsed arutelusid ka sellest, et kas see järelevalve peaks olema ikkagi FI või on ta hoopis äkki ikkagi endiselt rahapesu andmebüroo. Aga mis sealt nagu FI kasuks seda asja lõpuks või FI jaoks tõlgendas või kuhu siis jõuti, oli see, et sektorile on vaja sellist teisemat kvaliteedi tõusu, see on vaja esile kutsuda. Ja teiseks, et see raamistik, mis nüüd täna siis sektorisse tuleb, et see on ka finantssektori raamistikuga ikkagi rohkem sarnane. Ja kuna meil on pikk kogemuste pagas järelevalves, muuhulgas ka selliste uute subjektide ülevõtmises ja üsna selline selge järelevalve toimetamine, siis see oli selline loogiline valik. Ja ma julgen öelda, et krüptovara siis selline sektor, et see saab selle süsteemi osaks, mitte vastupidi. Ehk et süsteemiga harjumine ja uue järelevalvega harjumine, et see kindlasti on oluline ja see kindlasti mõjutab sellist edasist ka tegutsemist. Ja seda öeldes ma ütlen, et eks see tegevusloa väljastamine, et kui see protsess on läbi, et see on küll hästi oluline samm, aga selline tegelik järelevalve algab peale tegevusloa saamist, et ega siis tegevusluba on lihtsalt nii-öelda ukse lahti tegemine, et see päris järelevalve hakkab peale tegevusloa andmist. Mis meil tegevusloa taotluste puhul selline hea tava on, et ennem kui meie manu niisuguse avaldusega tulla, kus on allkirjad all, on mõistlik tulla ennast tutvustada, kes te olete, kes on teie juhid, kes on teie omanikud, millised on rahalised vahendid, kust nad pärit on, milline on teie selline äritegevus, millised on plaanid selle äritegevuse arendamisel, tekitada sellist paremat arusaamist teist ja samamoodi luua meiega selline kontakt, mis ei ole ainult paberil ja siis allkirjastatud vormis. Ehk et selliste kohtumistega alustada, ma usun, on kõige mõistlikum. Ja praktikas öeldes, et nii mõnedki keerukad kohad on saanud sellistes diskussioonides kas selgemaks või on tekkinud mingisugune selline diskussioon. Ehk kutsun üles kindlasti selliseid enda tutvustamist mitteametlikumas või mitteformaalsemas vormis meile pakkuda ja me oleme alati huvitatud nendest kohtumistest sellisel kujul, ennem kui ametlikult taotlusega sisse tulla. Mida ma veel rõhutaks, et kindlasti saab olema selles loa protsessis, mis ees ootab, selline uuem või ka raskem koht on selline ühingu juhtimine. See kindlasti seab kogu sellele sektorile sellised uued väljakutsed, millega loa taotlejad kokku puutuvad. Ja see algab alates sellest, et teil peavad siseprotsessid olema selged korras. Me peame neid nägema, nendest veenduma kuni sinna välja, et teil peavad olema juhatuse või nõukogu liikmed, palju neid peab olema. Ja see käib kõik teie äritegevuse ja struktuuri vastu ja teie riskide vastu. Ehk kogu selline ühingu juhtimine on kindlasti üks teemadest, mis saab päris tõsist sellist arutelu. Üks põhimõte, mida me finantssektoris kõikide tegevuslubade puhul selgelt hoiame ja seda ka tegelikult hoiab kogu Euroopa järelevalve, selline erinevad järelevalveasutused, eks ole, on see, et postkasti tegevuslubasid me ei aktsepteeri. Ehk see oleks siis nagu öeldes nii, et luba Eestis, tegevused, süsteemid, protsessid ja inimesed on hoopis mujal. Ehk et kui Eestis sisuliselt pole äritegevust, pole töötajaid, pole olulisi protsesse, et ega seda tegevusluba siis Eestis vaja ei ole, et see tegevusluba peab olema mõnes teises riigis, kus need asjad on kõik olemas. Ja siin on nüüd küsimus lihtsalt proportsioonidest, et millal siis, et kui mitu töötajat, millised protsessid peaksid olema siis hõlmatud Eestiga, et seda siis me saame konkreetsetel juhtudel alati arutada. Läbi aastate on uute sektorite puhul saanud raskuseks ka isikute sobivus, kas juhid või omanikud, et nende maine on justkui selline, et nad ei sobi finantssektorisse. Näiteks, kui pole siin juhtidel piisavalt haridust, on nad mingid süstemaatiliselt tegelenud siin kas mingi liiklusrikkumistega või isegi pannud toime mõne varasema kuriteo oma elus, ütleme, et ka isegi aastaid tagasi toime pandud kuriteod, on seotud mingite selliste ebamääraste rahastustega, millel ei ole selgitusi, ei ole olnud ausad või usaldusväärsed oma varasemas elus. Et selliste isikute puhul meil üsna tihti jõuame järeldusele, et nad ei sobi finantssektorisse. Ja see võib kaasa tuua siis ka keelduva tegevusloa andmise, kui
kui neid isikuid ei muudeta siis oma nendes rollides, kuhu neid on pakutud. Ja võib-olla lõpetuseks minu poolt enne infopäeva ka selline võib-olla rikkumiste ja rahajutt, et lihtsalt, et me oleksime kõik sellises ühises infoväljas, et kui juba järelevalve alla, eks olla, jõutakse, et siis ka see nii-öelda see riiklik karistusnormide ja karistamismäärade tõus on ka nüüd selles samas krüptoraamistikus. Ehk et kui on mingid olulised rikkumised meie sektoris, et siis see võib kaasa tuua väärteokaristused. Need maksimummäärad täna siis nii-öelda selles raamistikus on kuni 5 miljonit eurot või 10% mahtudes. Et see on üks asi, mida kindlasti kõrva taha panna. On mudel, kus järelevalve Tundub, et siin katkes ära Siim. Ma ei tea, kas see bandwidth ei tajunud ära seda. Ja tundub, et tehniliselt siin ütleme Siim siis vähemalt hetkeks tegi pausi, jah? No okei. Selge, siis ütleme, et lõpetas natuke varem. Aga liigume edasi. Või sa tuled tagasi? Ja ma tulin korra tagasi, et nagu elus ikka, kui asi läheb raha peale, siis kaob pilt eest ära ja hääl kaob ära. Aga mis ma tahtsin lihtsalt öelda, et järelevalve finantseeritakse turuosaliste poolt, eks neid määrasid siis vastavalt seadusele ka paika pannakse. Ja ega nüüd ma võtangi kokku, et need teemad kindlasti tõusetuvad meil erinevates formaatides, kui tegeleme tegevuse andmisega. Kuid ma saan kinnitada, et aus ja läbipaistev äritegevus, et mis siis arvestab kehtiva õigusega, on alati oodatud meie järelevalve alla. Ja ma arvan, see ongi minu poolt kõik, et Tõnis, võta siit palun siis nüüd edasi. Ja, aitäh, Siim. Mina olen siis Tõnis Reinik ühingu juhtimise osakonnast ja minu põhitööks on siis tegevusloa menetluste koordineerimine, mis tõttu siis ma puutun kokku erinevate tegevusloa taotlejatega ja see annabki, tegevusloa menetluse raames, siis see on selline huvitav helikoptervaade kõikidele ettevõtte protsessidele, tegevustele, toimetustele. Aga ma olen alustanud oma seda, esimese slaidiga ma alustaksin MiCA poolt reguleeritavate turuosalistega. Ja alustan kaugemalt natuke ajaloost, et enne MiCA määruse vastuvõtmist siis Euroopa Liidus krüptovaraturg oli üsna fragmenteerunud, seda just finantsjärelevalve kontekstis või reguleerituse kontekstis, et erinevates liikmesriikides olid erinevad reeglid ning Euroopa Liidu ühtse turu ühtlustamise eesmärkidel siis võeti vastu selline määrus ja sellel suvel võeti vastu Eestis ka krüptovara turuseadus, selline hea lohisev nimi seadusele, millega siis allutati finantsjärelevalve, MiCA-st tulenev finantsjärelevalve Finantsinspektsiooni alla. Ning tulemas on, rääkides veel õigustloovatest aktidest, siis tulemas on veel 35 RTS-i regulatiivset tehnilist standardit, mis peaksid täpsustama, kuidas MiCA määrust siis rakendada. Need on jäänud natuke toppama, aga mustandid ja viimased mustandid nii-öelda on üsna lõppfaasides, mis tõttu neist saab juba, šnitti võtta. Aga kuna see finantsjärelevalve siis MiCA subjektide üle allutati Finantsinspektsioonile, siis leidsime, et on paslik teha selline informatiivne päev tutvustades oma järelevalvemudelit, mida Finantsinspektsioon rakendab enda poolt järelevalvatavatele finantsjärelevalve subjektidele. Esmalt räägin turuosalistest, et selle uue määrusega on toodud siis meie järelevalve alla uued turuosalised, kelleks on krüptovarateenuse osutajad ehk KASPid,
Emitendid jagunevad siis laias laastus võib öelda 8, et on sellised stabiilsus tokenid emiteerivad emitendid, mis on siis tokenid, mis on mingisuguse väärtuse või valuutaga seotud ning siis muud krüptovara emitendid, kes siis emiteerivad krüptovara, millel väärtus on valdavalt kokkuleppeline. Ning lisaks on siis senised turuosalised, selle all on mõeldud valdavalt investeerimisühinguid, kes pakuvad vis-a-vis MiCA määrusest tulenevaid krüptovara teenuseid, mis on väga sarnased MiFID-i teatud teenustele ning on ka erandid ja erandite alla kuuluvad siis näiteks keskpangad või pankrotihaldurid, kes siis ütleme klassikalise mõistes majanduskutse tegevuses krüptovaraga ei tegele. Emitentidest nii palju, et MiCA alusel ei ole reguleeritud näiteks NFT-d, hajusraamatul kajastatud MiFID instrumendid, sinna langeb siis ütleme MiFID-i reeglistik, kasutustokenid, DeFi protokollid ja sellised muud asjad või siis ütleme tokenid, mis on emiteeritud kas tasuta või alla 150 inimesele. Krüptovara teenused ma olen ka siin slaidil nagu välja toonud ja ütleme nii, et teravam silm või siis finantssektoris, täpsemalt investeerimisteenuste sektoris kogenum silm näeb, et tegemist on üsna sarnastele teenustele siis VPTS-i või MiFID-i järgi. Ja siis, et kui tulla emitentide juurde tagasi, siis üks erand veel oli see, et hajusraamatu ülalpidamise eest tasuna saadud tokenid ei ole samuti reguleeritud MiCA järgselt, ehk siis seal ei olegi, ütleme, seal programm väljastab neid, kuulsam näide on Bitcoin, eks. Aga tulles siis selle olulise juurde ja tegevusloast mina räägin vähemalt sellepärast, et see on esimene selline juriidiliselt relevantne kontaktpunkt FIiga. Enne seda, Siim ka just ütles, et me soovime loomulikult astuda konsultatsiooni, aga ma räägiks sellisest tegevusloa nii-öelda metatasandist alguses, mis on siis menetlustasud, tähtajad, üleminekuperioodid. Et menetlustasu selle haldusakti, ütleme, protsessi käivitamise eest on 3000 eurot. Seal on teatud erandid, näiteks krediidiasutuse poolt varapõhise tokeni emiteerimise valge raamat 2000 eurot, mida iganes, aga rusikareegel on, et see on 3000 eurot. Järelevalvetasudest saab nii palju öelda, et need koosnevad kapitali osast ja mahu osast, see on siis kestva järelevalve ajal tasutav selline tasu, olles siis järelevalve subjekt. Kapitali osa peaks olema 1% aktsiakapitalist ning mahu osa siis on kas 0,05 kuni 2% mahtudest, aga see määratakse iga-aastaselt rahandusministri määrusega. Selle aasta kohta ei ole praegu informatsiooni, kas ja mis ulatuses see mahu osa tuleb. Menetlustähtaegadest, et menetlustähtajad nagu näha sõltuvad suures osas, kui mitte täielikult, taotluse täielikkusest. Ja siinkohal ma juhiksingi tähelepanu sellele, et ma olen nüüd saanud ka juba mõnedelt, ütleme, krüptovara teenuse pakkumist taotlevatelt või tulevikus osutajatelt olen saanud näiteks graafilisi jooniseid, kus on mingid varaliikumised ja siis on küsitud meie käest, et mis teenusele see vastab. Et ma kutsun üles natuke rohkem sellisele hoolsusele ja iseenesepoolsele õiguslikule analüüsile, kus kõrvutatakse MiCast tulenevaid teenuseid enda poolt kavandatud teenusele. Ja see kehtiks seni, ütleme, VASP-i lubade alusel tegutsenud krüptovara teenuse osutajatele, kuivõrd siis see õiguslik analüüs selle teenuse kohta, sealt hakkab kogu see tegevusloa menetlus lahti rulluma. Et olenevalt siis teenusest on erinevad, ütleme, hüved, mida tuleb, ütleme, oma teeninduses, oma äriprotsessides ja nii edasi kaitsta või mõjutada, mis tõttu siis ma kutsun üles, et kui on soov tegevusluba lõpuks taotleda ja eelnevalt astuda siis konsultatsiooni, meiega tuleks nagu kodutöö ära teha. Just selles osas, mis puudutab seda kindlaks tegemist, et missugusele MiCA teenusele või missugust vara emiteeritakse, eelnevalt tuleks see ära hinnata, kui ütleme selle tegevusloa taotlusega nii-öelda ametlikult sisse tulla. Et see on selline hea tava,
see on läbipaistev, me saame parema ülevaate nii sellest teenusest, inimestest, kes seda teenust pakkuda tahavad ja see kõik on ka loomulikult konfidentsiaalne meie poolt, et see juba tuleneb, ütleme, FIS-ist. Ja siis on üleminekuperioodid, et Kaspidele hakkab, ütleme, selle aasta lõpust MiCA jõustub ja siis VASP-i loal tegutsenud krüptovara teenuse ettevõtjatele on seadusandja siis kasutanud MiCA määrusest tulenevat kõige pikemat üleminekuperioodi, milleks oli siis 1,5 aastat. Ehk siis 2026 keskpaigaks peaksid olema seni VASP-i loal tegutsenud krüptovara ettevõtjad saanud heakskiidu või siis tähendab loa Finantsinspektsioonilt tegutsemiseks. Aga sisust, mis selle tänase infopäeva mõte on? Ongi ju see, et me tutvustame seda, kuidas meie järele valvame, kuidas meie teostame järelevalvet ja siin selles infopäevas me lähmegi nagu täpsemalt detaili. Põhimõtteliselt saab öelda, et FI järelevalve keskendub 3 suurele sambale. Põhiliselt kõik ühingu juhtimisega seonduv, siseeeskirja ja ettevõtte sisereeglistiku, ettevõtte juhtimise eeskirjad, mis ongi põhimõtteliselt selline üks vähestest viisidest, kuidas meie saame ju vaadata selle ettevõtte siseellu sisse ja aru saada, kuidas mingid protsesse juhitakse, kuidas ettevõttes asjad käivad. Ning lõpuks kõik kapitali või ütleme usaldatavusnormatiividega seonduv. Et selle mõte on see, et ka mustadel päevadel, eks ole, või teatud riskide katteks on alati loodud mingid puhvrid, mis siis halvadel aegadel, ütleme, aitavad ettevõttel siiski jätkusuutlikult tegutseda. Kogu tegevusloa mõte ongi kontrollida, et ettevõte, kes tuleb siia turule tegutsema, saab seda teha jätkusuutlikult, õiguspäraselt ja mitte vaid mõned aastad, vaid loodetavasti aastakümned. Et lisaks siis ütleme sellisele meie ja teie poolsele seaduslikule kohustusele neid reegleid järgida on ka selle tegevusloa, ütleme, laiem mõte, ka selline kvaliteedimärgis ja üleüldine selline hea ettevõtte juhtimise alus. Aga nüüd nendest sammastest mul kolleegid hakkavadki rääkima ja annan sõna edasi siis Sandrale organisatsiooni kohta. Nii, tere ka minu poolt. Olen Sandra ühingu juhtimisest ja siis samuti olen seotud tegevuslubade menetlustega. Võib edasi liikuda. Järgmine slaid. Nii, et tegevusloa taotluse sisule ja vormile kohalduvad EBA ja ESMA RTS-id ja ITS-id, mis sisaldavad konkreetseid nõudeid siis slaidil kujutatud teemaplokkidele ja punktidele. Tegevuskavas peab detailselt kirjeldama kavandatavaid tegevusi, teenuseid ja krüptovarade omadusi ning organisatsiooni ressursse. Äriplaan peab olema siis arusaadav, loogiline, realistlik, kajastama ärimudelit, turgu, nõudlust, konkurentsieelist ja finantsprognoose. Strateegiast peaks nähtuma see siis, kuidas realistlikult tagatakse tegevuskava ja äriplaani täitmine. Strateegia peaks hõlmama turundust, partnerlussuhteid ja laienemise plaane ning vastavalt ka proportsionaalseid organisatsiooni korraldusi. Taotluses peaks olema märgitud ja määratletud riskiprofiil ja selleks rakendatav sisekontrollimehhanism. Tuvastama ja analüüsima peaks tegevusele spetsiifilisi riske. Nendeks on näiteks tehnoloogilised, operatsiooni, andmekaitse, turu, finants, volatiilsus ja vastavusriskid. Taotlusele peab lisama siis pädeva õiguseksperdi motiveeritud arvamuse, millest kajastub siis nõuete kohasuse hinnang. Arvamusest peaks nähtuma selgelt siis tegevusloa taotluse objekti kvalifitseerimise analüüs, et Euroopa järelevalveasutustel on selleks loodud ka kindel kontrollskeem. Organisatsiooni struktuuri vaates peaks juhtimiskorraldus ja sisekontroll olema selgelt määratletud otsustusprotsesside, vastutusvaldkondade
ning alluvus- ja aruandlussuhetega. Taotlusele peaks esitama lisaks organogrammi ja lisad, milles on siis selgelt eristatud ja nimetatud juhtorganid, nende liikmed, asjakohasel juhul komiteed, FTE-d, kaitseliinid, üksused ja siis edasi antud tegevuste teenusepakkujad. Seega sealjuures peaks olema olulised ja kriitilised funktsioonid kaardistatud ja piisava ressursiga. Vastutust küll aga mitte mingil juhul ei saa delegeerida siis kolmandatele isikutele. Nende tegevusest tulenevad riskid peavad olema maandatud, juhitud. Selle jaoks peavad olema sõlmitud lepingud, milles on tagatud kindel vastutuse ja kontrolli raamistik. Taotlusega peaks esitama ka sise-eeskirjade projektid, sealhulgas siis sisekontrolli protseduuride kirjeldused. Sisekontrollisüsteemi rakendamiseks peavad olema kehtestatud organisatsiooni spetsiifikat arvestavad sise-eeskirjad ja poliitikad. Sisekontrollimeetmed peavad tagama siis raamistiku sisekontrolli funktsioonidele, riskide juhtimisele, huvide konfliktide tuvastamisele, tasustamisele, auditeerimisele. Sisekontrollis peab olema kindlasti tagatud funktsioonide ja isikute ülesannete ja vastutusvaldkondade eraldatus, lahusus, sõltumatus. Need on 3 äärmiselt olulist printsiipi, mida siis saab arvestada ka ressursside planeerimisel. Riskijuhtimise vaates siis riskid, tolerantsiliimiidid, juhtimise meetmed, need peavad olema selgete alustega ja põhjendatud. Vastavuskontroll peaks olema loodud alalisena ning korraldama peaks vastavusauditeid. Siseauditi ülesandeks on regulaarselt hinnata siis riskipõhiselt protsesside asjakohasust, tõhusust ja siseaudit peab olema aruandekohustuslik ka kõrgeimale juhtorganile. Siseauditi parandusmeetmete rakendamiseks ja jälgimiseks oleks vajalik luua ka järjepidev seirevahend. Et veel näiteid on täiendavatest nõuetest, mis tulenevad EBA ja ESMA RTS-idest, ITS-idest. Et näiteks peab avalikustama huvide konfliktid taotleja veebilehel. Artidele kohaldub kohustus, et peab koostama finantsseisundi taastamise kava. Kaspidel on hädaolukorra kava ja väljumisstrateegia seoses edasi antud tegevustega näiteks. Ja kõigil peaks olema kehtestatud vilepuhumise poliitika ja korraldama peaks IT-süsteemide ja küberturbe auditeid. Ja kui kokku võtta siis neid organisatsiooni teemablokke, siis tegevusloa taotlemise paketi kokkupanek, koostamine, see nõuab põhjalikku ettevalmistust ja läbimõeldud ning mõtestatud struktuuri. Ja annan sõnajärje edasi kolleegile. Nii, tänan Sandra. Tere ka minu poolt. Mina olen Anastasia Amal, õigusosakonna jurist ja jätkan siit sobivuse hindamise teemal. Krüptovaraturu osalise juhtkonda kuuluvatele isikutele on kehtestatud mitmeid nõudeid ja krüptovaraturu osalise all pean silmas eelkõige varapõhiseid tokeneid ehk karte ja krüptovarateenuse osutajaid ehk kaspe. Ja hindamaks, kas isikud vastavad nendele nõuetele, tuleb läbi viia sobivusmenetlus. Esmane sobivusmenetlus tuleb läbi viia taotlejal endal ehk taotleja peab siis ise veenduma selles, et tema poolt valitud isikud ehk juhid vastavad kehtivatele nõuetele. Nõuded ise on kehtestatud eelkõige MiCA-ga, aga nagu ka Tõnis enne välja tõi, siis on välja töötatud ka mitmeid RTS-e, mis täpsustavad tegevusloa taotlemisel esitatavaid andmeid. Lisaks on oluline ära mainida, et EBA ja ESMA on andnud välja ka ühissuunised krüptovaraturu osalise juhtorgani liikmete sobivuse hindamise kohta.
Täna veel enne infopäeva vaatasin, et nii RTS-id kui ka ühissuunised ei olnud veel jõustunud. Siseriiklikult kehtib krüptovaraturuseadus, mille lühendiks on KRÜTS. KRÜTSi puhul on oluliseks nõudeks, et krüptovara teenuse osutajad ehk siis KASP-id juhatuses oleks vähemalt 2 liiget, seejuures osaühingust krüptovaraturu osalisel ehk siis nii KASP-il kui ka ART-il peab nõukogus olema vähemalt 3 liiget. Aga ka siin näeb seadus ette teatud erandi, mis võimaldab nõukogu puudumist. Kestva järelevalve osas näeb seadus ette, et Finantsinspektsiooni tuleb teavitada muudatustest juhtorganis vähemalt 30 päeva ette. Peale seda, kui taotleja viib juhtide osas läbi esmase hindamise, edastab ta juhtide andmed Finantsinspektsioonile, seda kas siis tegevusloa taotluses või teavituses ja viimane siis juhul, kui tegevusluba on juba olemas. Ja siis viib ka Finantsinspektsioon juhtide osas läbi sobivusmenetluse ja selle menetluse raames hindab isiku vastavust sobivusnõuete kriteeriumitele peamiselt isiku eelneva tegevuse pinnalt, mis siis võimaldab veenduda selles, et isik on sobiv krüptovaraturu osalist tõhusalt, kindlalt ja usaldusväärselt juhtima. Juhi taust ja pädevus peavad andma nii järelevalvele kui ka aktsionäridele, investoritele, klientidele kui ka avalikkusele usalduse kindluse, et krüptovaraturu osalise juhtimine toimub asjatundlikult, usaldusväärselt ja kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega. Konkreetsemad nõuded, mida juhtide puhul hinnatakse, on välja toodud eelmisel slaidil. Tagasi paluks. Nii, ja. Alates vastavate finantssektori eriseaduste kehtestamisest on finantsjärelevalve üheks keskseks nõudeks olnud kriteerium, et juhid oleksid laitmatu mainega. MiCA näeb ette piisavalt hea maine kriteeriumi, ehk sisuliselt ei ole tegemist uudse nõudega. Hea maine on määratlemata õigusmõiste, mida hindab Finantsinspektsioon igakordselt konkreetsete asjaolude valguses finantsturu ja avalikkuse kaitsmise eesmärgil. Piisavalt hea maine eeldab seda, et puuduvad mis tahes asjaolud, mis välistavad selle, ehk head mainet eeldatakse seni, kuni ei ole tuvastatud vastupidist. Hea maine hindamisel tuleb arvestada süüdimõistvate kohtulahendite puudumist ning seda, et isikut ei ole karistusregistri andmetel karistatud äri, maksejõuetus, finantsteenuseid, rahapesuvastase, pettusi ja ametialast vastutust käsitleva õiguse riigisiseste normide rikkumise eest. Ja selle kontrollimiseks on oluline, et iga juht esitaks karistusregistri väljavõtte. Liikudes järgmise kriteeriumi juurde, siis selle eesmärgiks on hinnata juhi teadmisi, oskusi ja kogemusi, tagamaks, et isik on sobiv vastavale ametikohale. Juhid peavad mõistma krüptovaraturu osalise äritegevust ja sellega kaasnevaid riske. Isiku poolt omandatud senised teadmised ning praktilised oskused ja kogemused peavad toetama või olema muul moel seotud juhi ametikohaga kaasnevate ülesannete, kohustuste ja töötamiseks vajalike nõuete eeldustega. Isiku teadmiste hindamisel arvestatakse lisaks läbitud õpingutele ka täiendõppe raames läbitud hariduslikke programme, koolitusi, erialaseid saavutusi ja muid asjakohast informatsiooni. Oskuste ja kogemuste puhul hinnatakse eelkõige juhi varasemat erialast töö- ja juhtimiskogemust, tööstaaži, selle töö iseloomu, kestust, laadi, ulatust ja muid selliseid väljundeid. Järgmine oluline kriteerium juhi sobivuse hindamisel on piisava ajaressursi nõue, ehk juhil peab olema vajalikus mahus aega oma tööülesannete täitmiseks. Sobivusmenetluse raames hinnatakse ametiülesannete täitmisele pühendatavat aega igakordselt, arvestades nii konkreetsest ametikohast tulenevaid kui ka muid isiku kohustusi.
ja see on vajalik eelkõige selleks, et juhi tähelepanu ei oleks hajutatud ja juht saaks täielikult pühenduda krüptovaraturu osalise juhtimisele. Näiteks mitmel ametikohal töötamine on üks asjaoludest, mis võib piirata isiku ajaressurssi. Juhtidel peavad olema ka ühiselt piisavad teadmised, oskused ja kogemused, arvestades krüptovaraturu osalise suurust, selle sisemist korraldust ning emiteeritavate varade ja osutatavate teenuste laadi, ulatust ja keerukust. See on osa kollektiivsest sobivusest, mis tähendab seda, et finantsjärelevalve subjekti juhtorgan on tervikuna krüptovaraturu osalise juhtimiseks sobiv. Et kollektiiv peab ka ühiselt omama piisavaid teadmisi, oskusi ja kogemusi, et mõista ja juhtida krüptovaraturu osalise tegevust, peamisi riske ja tagada tema usaldusväärne ja õiguspärane juhtimine. Ja antud nõue on vajalik ka selleks, et tervel juhtorganil ühiselt ei oleks ühekülgseid teadmisi, oskusi ja kogemusi, vaid et need oleksid piisavalt erinevad, nii et kõikide erinevate riskide hindamine ja nendest arusaamine oleks kaetud. Liikudes järgmise slaidi juurde, kus on välja toodud juhtide kohta esitatav teave, siis mainiks ära, et sobivusmenetluse nõudeid on FID Finantsinspektsioonis täpsustanud ja selgitanud avalikus dokumendis, milleks on sobivusmenetluse läbiviimise juhend. See on kättesaadav ka Finantsinspektsiooni kodulehel. Tegevusloa taotlemisel tuleb krüptovaraturu osalise juhil täita ja esitada Finantsinspektsiooni vorm finantsjärelevalve subjekti reguleeritud ametikohale valitava isiku kohta ning lisaks tuleb esitada ka vormi juurde kuuluvad lisad, mis on siis vormis välja toodud. Loetletud dokumentide hulgas on muuhulgas välja toodud ka karistusregistri väljavõte, mis on, nagu ka eelnevalt mainisin, oluline isiku maine hindamisel. Ja karistusregistri väljavõte ei tohi olla vanem kui 3 kuud. See peaks sisaldama arhiiviandmeid ja kui isikul on näiteks mitu kodakondsust või ta on muul olulisel moel seotud välisriigiga, siis tuleb esitada ka selle välisriigi karistusregistri väljavõte. Liikudes edasi aktsionäride ja osakuomanike juurde, siis ka aktsionäride ja osakuomanike juhtidele on MiCA-ga kehtestatud nõue, mis peab olema täidetud ja nõue seisneb siis selles, et aktsionäri ja osakuomaniku juhil on piisavalt hea maine. Antud mõisted sisustasin juba eespool, et seda ei hakkaks kordama, aga aktsionäride ja osakuomanike juhtidel tuleb samuti täita ja esitada Finantsinspektsiooni vorm, ehk seesama vorm, mille esitavad juhid. Aga siin on üks erisus, mis seisneb selles, et seda vormi tuleb täita asjakohases mahus. Ja asjakohase mahu all on mõeldud seda, et aktsionäri ja osakuomaniku juhid ei pea täitma kollektiivse sobivuse ja näiteks ka ajalise pühendumise punkti. Ja lisaks nad peavad esitama ka isikut tõendava dokumendi koopia ja karistusregistri väljavõtte. Ja minu poolt oleks hetkel kõik ja annaksin siin sõna edasi. Nii, tere ka minu poolt, et mina olen Doris Kasak ja finantsteenuste järelevalve osakonnast ja olen oma töös samuti seotud krüptovaraturu osalise tegevusloa taotlusega. Et minnes edasi järgmisele slaidile, et ma siis kõnelen täna sise-eeskirjadest, mida krüptovaraturu osaline peab Finantsinspektsioonile tegevusloa menetluse raames esitama. Ja sise-eeskirjade fookus on täna kliendikaitsele. Nüüd selleks, et krüptovara teenuseid osutada, peab Finantsinspektsioonile esitama tegevusloa taotluse. MiCA-s on nüüd välja toodud kogu see teave, mida tegevusloa taotluse raames peab esitama ja see hõlmab siis muu hulgas ka sise-eeskirju.
MiCA-s on toodud krüptovarateenuse osutajale kohustus võtta vastu põhimõtted ja menetlused, mis tagavad siis MiCA nõuete piisaval määral täitmise. Ja need nõuded on toodud siis MiCA erinevates peatükkides, et sealt tuleb ise täpselt näpuga järge ajada, et mille osas täpselt need põhimõtted ja menetlused siis tuleb koostada. Et järgmisel slaidil olen ma koostanud sellise mitte ammendava näitliku loetelu nendest sise-eeskirjadest, mida me tegevusloa menetluse raames ootame. Et mõnest ka siis täpsemalt, et kui krüptovarateenuse osutaja plaanib osutada krüptovara hoidmise ja haldamise teenust kliendile, siis ta peab põhjalikult läbi mõtlema sellise tegevuse laadi, et kas klient säilitab teatava kontrolli krüptovara üle ja selle juurdepääsuvahenditele või antakse see kontroll täielikult üle krüptovarateenuse osutajale. Et olukorras, kus siis krüptovarateenuse osutaja hoiab ja haldab seda krüptovara, peab ta tagama, et see krüptovara on täielikult koormamata ja ta ei kasuta kuidagi seda krüptovara enda arvel. Et see kliendi omandiõiguse kaitse on äärmiselt oluline aspekt. Selle põhimõtted, kuidas seda tagada, tuleb läbi mõelda, sealhulgas ka siis krüptovarateenuse osutaja maksejõuetuse korral. Ühte siis ka see kontode eraldamise põhimõtete läbi mõtlemine ja sise-eeskirjades sätestamine. Nüüd kliendikaebuste lahendamine, jällegi oluline kliendikaitsemeede, et MiCA näeb ette, et see kaebuste lahendamine peab käima kiirelt, õiglaselt ja järjekindlalt. Jällegi tahame näha sise-eeskirjades, kuidas need põhimõtted kõik on täidetud. Kaebuste esitamine peab toimuma tasuta. Krüptovarateenuse osutaja peab kliendile kättesaadavaks tegema kaebuste esitamise vormi ja registreerima kõik saadud kaebused ja nende lahendamiseks võetud meetmed. Nüüd siin mainin ka, et ESMA töötab välja RTS-i, et täpsustada neid kaebuste käsitlemise nõudeid, standardvorme ja korda, et sellest on kindlasti palju abi nende sise-eeskirjade koostamisel. Nüüd olukorras, kus krüptovarateenuse osutaja plaanib osutada krüptovara vahetamise teenust, peab ta läbi mõtlema kindlad noteeringud või metoodika, mida nad kasutavad selle krüptovara hinna määramiseks, mida nad soovivad vahetada. Ühtlasi peab kehtestama mittediskrimineerivad põhimõtted, millega määratakse kindlaks selliste klientide liigid, kellega ta nõustub tehinguid tegema ja tingimused, mida kliendid peavad täitma. Nüüd, kui krüptovarateenuse osutaja plaanib osutada krüptovara portfelli valitsemise teenust või krüptovara kohta nõuandmise teenust, kohaldub koheselt krüptovarateenuse osutajale kohustus hinnata selle toote või teenuse sobivust kliendile. Jällegi äärmiselt oluline kliendikaitsemeede, et ESMA on oma dokumentides öelnud, et see MiCA sobivuse hindamise regulatsioon tugineb MiFID-i sobivuse hindamise regulatsioonil. Aga kui MiFID-i puhul me saame rääkida erinevatest instrumentidest, erinevatest riskitasemetest, siis krüptovara puhul on ESMA öelnud, et sellist toodet nagu turvaline krüptovara ei ole. Et sellisest põhimõttest lähtumist me ka ootaks nende sise-eeskirjade koostamisel, et tegemist on riskantse tootega. Nüüd sobivuse hindamise protsessi kirjelduses me tahame näha, mille osas neid kliendilt andmeid kogutakse ja millises ulatuses. Et kindlasti on oluline koguda seda teavet ka konkreetselt krüptovara osas, kas klient mõistab krüptovaraga seotud just neid riske, et mitte jääda liiga üldiseks. Nüüd ühtlasi peab subjekt tagama selle kliendilt saadud teabe usaldusväärsuse, nii et tahame nendes protsessi kirjeldustes näha, et kuidas innustab subjekt kliente esitama ajakohast, õiget ja piisavat teavet oma teadmiste ja kogemuste kohta ja investeerimise eesmärkide kohta, sealhulgas siis ka riskitaluvuse kohta. Ja jällegi mainin, et ESMA annab hiljemalt selle aasta lõpuks välja sobivuse hindamise protsessi täpsustamiseks suunised, et nendest on kindlasti palju abi protsesside koostamisel ja oma tegevuse siis mõtestamisel vastavalt. Nüüd järgmisel slaidil ma olen toonud välja, et kui teatav finantssektori ettevõtja soovib krüptovarateenuseid osutada, et see teatav finantssektori ettevõtja siin on siis näiteks muu hulgas kas krediidiasutus või investeerimisühing, et tema ei pea esitama meile tegevusloa taotlust, vaid meid teavitama ja esitama siis nõutud teabe. Ja siin slaidil ma pikemalt ei peatukski, vaid ütlen, et see
teatav teave siis sise-eeskirjade osas kattub suuresti nende eelnevas slaidil toodud sise-eeskirjadega. Nüüd kokkuvõtvalt, et need sise-eeskirjad, nende kehtestamise ja rakendamise eest vastutab subjekti juhtorgan. Need sise-eeskirjad on ainulaadsed, nende koostamisel peab võtma arvesse subjekti tegevuse laadi, ulatust ja keerukuse astet. Et me ootame, et need sise-eeskirjad on põhjalikud, üheselt arusaadavad, selged ja tagavad siis kõikide asjakohaste KRÜTSi ja MiCA nõuete täitmise, sealhulgas siis jaeinvestorite kõrgetasemelise kaitse. Ja me hindame neid sise-eeskirju, nende piisavust, juhtide hoolsust ja oskust nende koostamisel, nii siis tegevusloa menetluses kui ka jätkuvas järelevalves. Minu poolt hetkel kõik. Tervist, mina olen Ardo Allaste finantssektori infrastruktuuri osakonnast ning mina tutvustan teile erinõudeid, mis kehtivad seoses tehingute täitmisega ja nende korraldamisega. Esiteks, juhul kui taotlev krüptovarateenuse osutaja soovib või kavatseb korraldada kauplemisplatvormi, siis sellisel juhul tuleb esitada tegevusreeglite kirjeldus ning ühtlasi ka turu kuritarvituse tuvastamise menetluse ja süsteemi kirjeldus. Et lühidalt tegevusreeglite kirjeldus hõlmab esiteks kauplemisele võtmise põhimõtteid, menetlust ja tasusid. Teine oluline komponent on siis kauplemistegevusele kohalduv reeglistik ning ka arveldamise menetlus ning kolmandaks tuleb tagada siis tehingute ja tehingukorralduste läbipaistvus nii kauplemiseelne kui ka järgne, samuti ka õiguspärane kauplemine ning ka mittediskrimineerimine, mis on siis näiteks tasustruktuuri või siis juurdepääsu kontekstis. Ning nüüd MiCA-st tuleneb väga oluline nõue turukuritarvitustele. See tähendab, et nüüd turukuritarvitusi tuleb ära hoida, nendest tuleb teavitada ja neid tuleb avastada. Ja nüüd avastamiseks ja avastamiseks ja ärahoidmiseks peab olema tõhus seiresüsteem, mis tuvastaks tehinguid ja tehingukorraldusi, mis on siis vastuolus õigusega. Ja sellistest tehingutest ja tehingukorraldustest peaks selline süsteem andma ka hoiatuse, mis annab siis edasi võimaluse seda edasi analüüsida. Ja nüüd analüüsimiseks peab olema piisav inimanalüüs ja seda välja koolitatud personali näol. Ja lõpuks, kui on tuvastatud siis turu kuritarvitus või selle katse, siis on väga oluline sellest Finantsinspektsioonile teavitada, et see on selline kohustus, mis on ka sinna sisse kirjutatud. Järgmine slaid, palun. Ja teine oluline aspekt kehtib siis krüptovarateenuse osutajatel, kes taotlevad korralduste täitmist kliendi nimel, et sellisel juhul tuleb esitada täitmispõhimõtete kirjeldus ning samamoodi ka turu kuritarvituse tuvastamise menetluse süsteemi kirjeldus. Ja tegelikult täitmispõhimõtete kirjeldus on analoog MiFID 2 parima täitmise reeglitele, et sellisel juhul siis esiteks tuleb välja tuua korralduse täitmisega seotud tegurid, näiteks kiirus, kulud, tõenäosus, suurus, laad ja nii edasi. Teine oluline aspekt on see, et kuidas klientidele esitatakse teavet ja vajadusel, kuidas antakse nõusolekuid. Ning kolmandaks tuleb jälgida korra ja põhimõtete mõjusust ning samuti tuleb koostada ka täitmiskohtade nimekiri ning nimekirja koostamisele või täitmiskohtadele kohalduvad kriteeriumid. Ja nüüd RTS-id on küll väljatöötamisel lõppfaasis, aga hetke tõlgenduse kohaselt võib öelda, et nii kauplemisplatvormi korraldavatel krüptovarateenuse osutajatel kui ka siis korraldusti täitvatel krüptovarateenuse osutajatel on
turu kuritarvituse tuvastamise menetluse süsteemi osas sarnased nõuded, sellepärast et mõlemaid käsitletakse kui ametialaselt tehinguid vahendavaid või täitvaid isikuid. Ja sellega minu poolt kõik, aitäh. Tere kuulajatele! Järgnevalt käsitleme eraldi artide nõuded tagatisvarale. Ardid peavad moodustama tagatisvaraportfelli ning seda pidevalt hoidma tokenite aluseks võetud varaga seotud riskide katmiseks ning likviidsusriskide maandamiseks, mis tulenevad omanike õigusest nõuda varapõhiste tokenite lunastamist. Tagatisvaraportfell on õiguslikult eraldatud emitendi varast ja muude varapõhiste tokenite tagatisvaraportfellist. Emitendi võlausaldajad ei saa tagatisvaraportfelli kasutada, sealhulgas ka maksejõuetuse korral. Täpsemad nõuded tagatisvaraportfellile sätestatakse muu hulgas ka RTS-is. Varapõhiste tokenite emiteerimisel tagatisvaraportfelli suurendatakse ja lunastamisel vähendatakse. Tagatisvaraportfelli koguväärtus peab olema vähemalt sama suur, kui suur on nende nõuete koguväärtus, mis ringluses oleva varapõhise tokeni omanikel on emitendi vastu. Artidel peavad olema selged ja üksikasjalikud sise-eeskirjad. Iga 6 kuu järel teeb emitent tagatisvaraportfelli sõltumatu auditi, mille tulemustest viivitamata teatab FID ja seejärel avaldab need auditi tulemused. Oluliste varapõhiste tokenite emitendile on sätestatud lisakohustused MiCAs, RTS-ides ja suunistes. 6 kuu jooksul tegevusloo saamisest või valgiraamatu heakskiitmisest esitatakse finantsseisundi taastamise kava ja varapõhiste tokenite lunastamiskava. Kavasid vaadatakse korrapäraselt läbi ja ajakohastatakse. Nende täpsemad nõuded on sätestatud samuti MiCAs ja suunistes. Annan sõna edasi. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Eneli ja ma räägin lühidalt usaldatavast normatiividest. Kõigil krüptovarateenuse osutajatel peab olema usaldatavast nõuete kaitsepuhver, mille suurus peab olema suurim järgnevast. Kas MiCA 4. lisast loodud miinimumkapitalinõuete summa sõltuvad krüptovarateenuse liigist või veerand eelmise aasta püsikuludest, mis tuleb igal aastal läbi vaadata. Järgneval slaidil usaldatavas nõuete kaitsepuhvrist. Usaldatavas nõuete kaitsepuhvrit võib täita CRR-i nõuetele vastavate omavahenditega või kindlustuslepinguga. Siinkohal vajab mainimist, et kaitsepuhver peaks piisava varuga ületama nõutavat miinimumnõuet, et vältida nõuete rikkumist ja tagada piisav kate kõigi riskide katteks. Ja järgneval slaidil paar sõna kindlustuslepingust. Kindlustusleping, mis avaldatakse teenusepakkuja veebilehel, peab kehtima vähemalt 1 aasta ja selle lõpetamisest ette teatamine peab olema vähemalt 90 päeva. Kindlustusandjale peab olema tegevusluba antud kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega ja sobivaks ei loeta sama grupi ettevõtte lepingut. See oleks minu poolt lühidalt kõik ja annan sõna edasi. Jah, tere hommikust ka minu poolt. Olen Indrek. Olen aruandluse ja teabeosakonna analüütik ja räägin täna põgusalt valgest raamatust ja aruandluse nõuetest. Nimelt siis MiCA sätestab valge raamatu esitamise kohustuse varapõhise tokeni emitentidele, e-raha tokeni emitentidele ja muu krüptovara valge raamatu koostanud isikutele. Esiteks varapõhise tokeni emitent vajab Finantsinspektsiooni tegevusluba. Tegevusloast
Tegevusluba eraldi ei vaja küll krediidiasutused, kes saavad õiguse emiteerida meie otsusega. Aga enamikel juhtudel esitatakse valge raamat varapõhise tokeni kohta meile koos tegevusloa taotlusega. Siin tuleb ka ära märkida, et enne kui valge raamat avalikustatakse, vajab see MiCA-st tulenevalt Finantsinspektsiooni poolset heakskiitu. MiCA sätestab päris täpsed nõuded valge raamatu sisule ja vormile. Nõuded hõlmavad näiteks ülevaadet emitendi kohta, tokenist ja palju muud. Et neid detailseid nõudeid kindlasti tutvuge, kui on huvi hakata emiteerima. Et neid saab vaadata MiCA artikkel 19 ja MiCA lisas 2 on ka täpsed vormid selle jaoks. Edasi e-raha tokenite valgetest raamatutest. Et vastupidiselt varapõhistele ei vaja nad tegevusluba või nende emiteerimine ei vaja tegevusluba ja neid saavad väljastada ainult krediidiasutused ja e-rahaasutused. Ja siin juures ei vaja nad ka Finantsinspektsiooni poolset heakskiitu enne avalikustamist. Nõuded on suhteliselt sarnased varapõhiste tokenite valgele raamatule ja neid saab vaadata siis vastavalt MiCA artiklist 51 ja MiCA lisast 3. Siis viimaks on veel muu krüptovara valge raamatu nõuded. Muu krüptovara ei vaja ei tegevusluba ega ka meie otsust, kui seda soovitakse emiteerida. Kuid siiski tuleb esitada meile valge raamat ja MiCA on ka selle kohta sätestanud nõuded. Et muu krüptovara valget raamatut saavad koostada mitmed isikud, näiteks kauplemisplatvormi korraldajad. Ja seega on hõlmatud seal MiCA lisa 1 mallis ka siis erinevate valge raamatu koostajate kohta eraldi sektsioonid. Aga jah, põhiline informatsioon on ikkagi suhteliselt sarnane kõikidel valgetel raamatutel. Viimaks mainin veel ära, et kõik valgest raamatust saadud andmed lähevad edasi ECB-le, EBA-le ja ESMA-le. Ja nüüd ka natukene aruandlusest. Et kõigepealt ART ja EMPT aruandlus. Lisaks valgele raamatule tekib ka aruandluskohustus. Aruandluskohustuse allikateks on 3 peamist dokumenti. Selleks on siis EBA tehnilised standardid, EBA ITS ühesõnaga ja siis EBA suunis ja viimaks ka siseriiklikult kehtestatav rahandusministri määrus. EBA ITS-i alusel siis kõik varapõhised tokenid, kelle emissioon on suurem kui 100 miljonit eurot ja kes järgivad vääringut, mis ei ole üheski liikmesriigis käibel, näiteks dollarit, siis nende kohta tuleb esitada praeguses variandis, kuna see ei ole veel vastu võetud, see on komisjonis kinnitamisel. Praeguses variandis tuleb esitada omanike arv, tokenite väärtus, tagatisvara portfell ja siis ka päevaste tehingute kohta infot. EBA suunise eesmärk on laiendada veidikene selle ITS-i skoopi. Nimelt hõlmab ta ka sinna sisse e-raha tokenid, kelle emissioon on suurem kui 100 miljonit eurot, isegi kui nad on siis nomineeritud valuutas, mis on kuskil liikmesriigis käibel. Lisaks sellele kehtestab EBA suunis varapõhistele tokenitele ka omavahendite aruande, kus siis kontrollitakse ka eelnevalt mainitud usaldatavusnõudeid. Ja viimaks on suunises, vähemalt praeguses versioonis, on kirjas olulisuse hindamise kohta aruanded, mida siis peavad täitma nii varapõhised tokenid kui e-raha tokenid.
järelevalve teostamiseks ja järelevalvetasude arvutamiseks on meil vaja ka küsida rahandusministri määrusega varapõhistelt tokenitelt ja eraha tokenitelt, kes on väiksemad kui see 100 miljoni euro emissiooni künnis, ka siis teavet omanike arvu, tokenite väärtuse ja tagatisvaraportfelli kohta. Kuna harmoniseeritud aruandlus on üks oluline teema, siis küsime kõiki neid aruandeid, ka siis ebaaruandeid ja siseriiklikke aruandeid, küsime kvartaalselt ja neid esitatakse meile XBRL formaadis. Viimaks krüptovaraturu seadusest tulenevalt on vaja ka esitada aruandeid varapõhiste tokenite emitentide filiaalidel Eestis. Ja nemad siis peavad esitama andmeid tokenite väärtuse ja omanike arvu kohta. Ja kõik siis ITS-i ja suunise baasil saadud andmed lähevad ka ECB-le ja EBA-le. Ja nüüd natukene ka teenusepakkujate aruandlusest. Et teenusepakkujatele aruanded kehtestatakse siis rahandusministri määrusega, mis on ka veel väljatöötamise faasis. Ja seal esiteks on meil vaja bilanssi ja kasumi aruannet. Sealjuures kindlasti ei taha me kellelgi küsida aruandeid ja andmeid topelt. Seega meie subjektid, kes juba esitavad Finantsinspektsioonile bilanssi ja kasumi aruannet, ei pea seda uuesti siis selle määruse alusel esitama. Lisaks tahame me saada ülevaadet krüptovarateenustest, kus siis oleks teenuse mingi liigikirjeldus, klientide kirjeldus, kes nad siuksed on, siis tehingute arv ja käive. Siin on kindlasti oluline ka geograafiline mõõde, et kus need kliendid asetsevad ja kus need tehingud on toimunud. Kolmandaks, kui pakutakse mingisugust teenust, kus hoitakse klientide vara või näiteks rahakotiteenust, siis meil on vaja ka selle hoitud vara kohta teavet. Siinjuures tahame saada teada, mis liiki varaga on tegemist, kes on need kliendid ja palju seda vara on. Ja ka siinjuures on oluline, et kus riigis seda vara hoitakse. Ja neljandaks sätestab MiCA artikkel 67 usaldatavusnõuete kaitsepuhvri. Ja ka selles osas vajame me aruandeid. Siinjuures ka ei ole vaja paljudel finantssektori ettevõtetel, kes juba esitavad omavahendite aruandeid, näiteks MiCA teeb erandid krediidiasutustele, investeerimisühingutele, osadele fondivalitsejatele ja nii edasi. Et neil ei ole vaja seda esitada, aga jah, on ka usaldatavusnõuete kohta aruanne. Ja kõik teenusepakkujad esitavad aruanded meile siis kvartali lõpu seisudega ja selleks kasutatakse siis XML formaati. Ja lisaks eelneval slaidil mainitud siis EBA suunis ja EBA ITS kohustavad KASPega esitama emitentidele teatavad aruanded. Seda on vaja selleks, et emitendid peavad näiteks raporteerima tehingute nende emiteeritud tokeniga tehtavate tehingute kohta teavet ja selleks neil on vaja siis koguda ka teatavat teavet teenuse osutajatelt. Ja nüüd natukene ka siis aruandlusportaalist ja aruannete esitamisest. Et väga võimalik, et paljud on juba tuttavad selle meie andmekogumisportaaliga, aga kes ei ole, siis kiiresti annan ka ülevaate siin. Et portaalile pääsevad juurde juhatuse liikmed või siis äriregistris registreeritud esindajad. Lisaks saab ka volitada veel isikuid, kes saavad neid aruandeid täita. Sisenemiseks on vaja
Eesti isikutunnistust. Ja siis veel paar nii-öelda siis meelespead selle aruannete esitamise kohta. Et aruannete esitamise kohustus tekib koheselt pärast tegevusloa saamist või kui on otsusega antud õigus siis kas teenust osutada või emiteerida. Näiteks kui täna peaks saabuma teile tegevusloa otsus, siis esimene aruanne tuleb juba esitada aasta lõpu seisuga. Aruandeid ei saa kindlasti jätta esitamata, kui tegevust pole toimunud, kas siis tegevusloa saamisest või ka lihtsalt on olnud mingisugune periood, kus näiteks tehinguid pole olnud, siis tuleb ikkagi kõik aruanded esitada tühjana. Ja viimaks veateated. Kui tuleb veateade, siis sellega tuleb viivitamatult tegeleda, aruanne tuleb parandada, see tuleb uuesti esitada ja kõik esitajad ikkagi vastutavad aruannetes olevate andmete eest, mis meile edastatakse. Ja, aitäh kuulamast ja annan sõna edasi oma kolleegile. Tere ka minu poolt, mina olen Andrus finantssektori infrastruktuuri osakonnast ja räägin teile natuke IKT valdkonna teemadest. Meie ootus, nii nagu kolleegid eespool on tegelikult rääkinud, on täpselt samamoodi saada ülevaade ja peame silmas siis eelkõige riskikaardistusi, mida teie ise ära teete ja meile esitate. Meil on vaja saada kindlus, et te olete läbi mõelnud ja realistlikult läbi mõelnud kõikvõimalikud stsenaariumid, mis teie teenuse pakkumisega seotud riskidega võivad tekkida ja teil on olemas meetmed, ressursid, plaanid ja kõik muu selleks, et need riskid siis maandada. Olenevalt nüüd sellest, kas on siis loamenetlus või mingi muu järelevalveline tegevus, me hindame neid kõiki eraldi, mis tähendab ka seda, et tegelikult teie esitatud teabe täiuslikkusest sõltub, kas me küsime teilt palju lisaküsimusi või mitte nii palju lisaküsimusi. Mida täiuslikum ja ülevaatlikum on teie esitatud informatsioon, seda vähem on vaja seda täpsustada või teil täiendavalt selgitada meile. Ja tahaksin välja tuua siis veel eraldi selle, et igasugust menetlust hõlbustavad alati sõltumatute ekspertide auditid ja hinnangud teie IKT ja infoturbe ja küberturvalisuse kohta. Pean silmas siis sertifitseeritud audiitorfirmasid, need võivad olla ka Euroopa Liidus asuvad, need ei pea olema Eestis asuvad, aga nende tehtud auditid ja auditiraportid, mille te esitate meile, mida värskemad need on, seda parem. Need annavad meile ka siis kindluse, et teie taristuga on kõik korras, teie tehnoloogia on üle vaadatud ja see on turvaline. Palun järgmine slaid. Siin mõned märksõnad, mida ja kuidas me siis IKT riski valdkonnas eelkõige vaatame ja küsime. See ei ole lõplik nimekiri, aga see on võib-olla selliste kõige suuremate teemaplokkidega liigendatud. Teie poolt kasutatava teenuste pakkumiseks kasutatava tehnoloogia kirjeldus algab teie valgest raamatust, aga ei piirdu kindlasti sellega, et täiendavad andmed teenuste osutamiseks vajalike süsteemide ja muude vahendite kohta. Kindlasti jällegi, mida põhjalikumad ja täielikumad need on, seda parem. Samamoodi tahame näha teie IT-organisatsiooni ja üldist korraldust, sealhulgas siis teie IT-juhte ja teisi võtmeisikuid ja eksperte, keda te siis kasutate. Riskidest juba rääkisin, siin on siis pikemalt välja toodud, et soovime näha mitte ainult seda, et te olete kuskil riskid endale kirja pannud, vaid reaalselt, kuidas te tegelete, kuidas te tuvastate, seirate, maandate ja haldate neid. Kõik siis sellega seondub informatsioon, dokumentatsioon, sise-eeskirjad, protseduurid ja nii edasi. Talitluspidevus ja taasteplaanid samamoodi. Seal kindlasti tahame näha, et te olete oma talitluspidevuse ja taasteplaane reaalselt testinud ja nende testide tulemusi tahame näha. Et mitte ainult, et teil on olemas mingisugune taasteplaan, vaid et te olete neid testinud, te teete seda regulaarselt
ja nende testide tulemusi siis ka arvestatakse ja võib-olla tehakse mingeid muudatusi protseduurides vastavalt vajadusele. Turbepoliitikast algab teie infoturve, sealhulgas küberturve, kuidas on need strateegia eeskirja ja protseduuri tasemel kirja pandud ja kuidas te reaalselt neid ka rakendate oma ettevõttes. Ja lõpetuseks oluline punkt, välised teenusepakkujad on üsna tavaline, et tänapäeval keegi ise lõplikult oma taristut ja tehnoloogiat ei halda. Seetõttu on eriti IKT valdkonnas, aga ka teistes valdkondades, siin juba on eespool mainitud, et me tahame näha väliste teenusepakkujatega sõlmitud lepinguid, tahame näha, mis teenuseid te täpselt välja annate, kuidas te välja annate, mis on teie omavahelised kokkulepped, SLA-d, kuidas on vastutuse nii-öelda teile jäämine korraldatud, kuidas te tagate, et hoolimata sellest, et kolmas osapool teie taristut haldab, on teil tegelikult ikkagi ligipääs ja ülevaade ja kontroll jäänud teie kätte. See tähendab kõikvõimalike riskide kaardistust ja nende maandamist ja selline asi, mida millegipärast kiputakse unustama, on siis, et teenusepakkuja väljavahetamisega seotud teave, ehk siis exit strategy, kui te peaksite mingil põhjusel vahetama ükskõik millist oma teenusepakkujat, kuidas te reaalselt seda teeksite ja kuidas see välja näeks, kui kaua see aega võtaks, mis ressursid, mis inimesed ja nii edasi selleks vaja läheks. Minu poolt praegu kõik, aitäh, annan sõna edasi. Tere kõigile minu poolt. Mina olen Annabel Teedam rahapesu tõkestamise osakonnast ja koos enda kolleegi Aliis Hallistega anname me nüüd siis ka ülevaate peamistest krüptovaraturu osalistele kohalduvatest nõuetest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste sanktsioonide kohaldamisega. Esmalt on siis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste finantssanktsioonide kohaldamise seisukohast oluline selgeks teha see, et kellele ja mis nõuded kohalduma hakkavad. Selleks tuleks siis eristada esmalt neid turuosalisi, kes on kohustatud isikud Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ehk raha BTS-i mõistes ning neid turuosalisi, kes raha BTS-i mõistes küll kohustatud isikud ei ole, kuid kes MiCast tulenevalt peavad oma tegevuses siiski teatud AML-CFT põhimõtetest lähtuma. Raha BTS-i mõistes kohustatud isikud peavad siis oma tegevuses järgima raha BTS-is sätestatud nõudeid. See hõlmab muuhulgas ka peamisi MLTF riskide juhtimise elemente, nagu siis rahapesu ja terrorismi rahastamise riske kajastav riskihinnang, riskiisu, nõuetele vastavad protseduurireeglid ning sisekontrolli eeskiri. Ühtlasi peab kohustatud isiku organisatsiooniline ülesehitus vastama siis tema suurusele ning tema tegevusega kaasnevatele riskidele. Ning arvesse tuleb võtta ka huvide konflikti vältimise põhimõtet. Nagu varasemalt ka juba selgitatud, siis MiCast tulenevalt loetakse krüptovaraturu osalisteks nii varapõhiste tokenite ja ERH tokenite kui ka krüptovarateenuse osutajad. Ja selguse huvides käin siis need ka korra põgusalt AML-CFT vaatest eraldi üle. Varapõhiseid tokeneid ehk kaarte saab siis esiteks välja anda näiteks krediidiasutus, mis juhul peab ta sellekohasest soovist FI-d esmalt teavitama. Krediidiasutuse puhul on asi lihtne, kuivõrd tema on siis igal juhul raha BTS-i mõistes kohustatud isik ja temale kohalduvad siis raha BTS-is sätestatud nõuded. Teiseks saab arte välja anda ka juriidiline isik, kes ei ole krediidiasutus. Sellisel juhul ei ole antud juriidiline isik siis kohustatud isik raha BTS-i mõistes, kuid MiCast tulenevalt peavad nad siiski oma tegevuses teatud AML-CFT põhimõtetest lähtuma. ERH tokeneid ehk EMTE saab siis välja anda nii krediidiasutus kui ka ERH asutus, juhul kui nad FI-d sellekohasest soovist enne siis teavitavad. Mõlemad on ka juba praegu raha BTS-i mõistes kohustatud isikud ning nemad peavad ka oma tegevuses siis jätkuvalt raha BTS-is sätestatud nõudeid järgima. Krüptovarateenuste osutajate ehk KASPid muutuvad siis alates selle aasta lõpust raha BTS-i mõistes kohustatud isikuteks.
See tähendab, et ka neile kohalduvad rahapesu ETS-is sätestatud nõuded ning KASP-i tegevusloa taotleja peab Finantsinspektsioonile tegevusloa taotlemiseks esitama muu hulgas ka enda sisekontrolli eeskirja ning protseduurireeglid, mida ta siis MLTF riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks kasutama hakkab. Virtuaalvääringu teenuse pakkujate ehk VASP-ide puhul jätkub kuni 1. juulini 2026 tavapärane mudel, mis tähendab seda, et nad on jätkuvalt rahapesu ETS-i mõistes kohustatud isikud ning peavad oma tegevuses ka rahapesu ETS-is sätestatud nõudeid järgima. Juhul, kui VASP soovib oma tegevust peale üleminekuperioodi lõppu jätkata, siis peab ta selleks taotlema EFI-lt KASP-i tegevusloa ja viima oma tegevuse kooskõlla siis KASP-idele sätestatud nõuetega. Millele pöörame siis AML CFD DFS järelevalves tähelepanu? Krüptovaraturu osaliste ärispetsiifikast lähtuvalt pöörame me nii tegevusloa taotluste menetlemise kui ka hilisema järelevalve käigus kindlasti tähelepanu siis turuosaliste tehnoloogilisele valmidusele ja võimekusele. Ehk me soovime siis veenduda selles, et turuosaline on oma MLTF riskide juhtimiseks, et turuosalisel on siis enda MLTF riskide juhtimiseks olemas selleks vastav tehnoloogiline võimekus. Ja sellest räägib natukese aja pärast minu kolleeg Aliis ka veel täpsemalt. Lisaks tehnoloogilisele võimekusele eeldame me ka vajaliku ekspertiisi olemasolu, mis hõlmab siis ka töötajate koolitamist nii nende tööle asumisel kui ka hiljem regulaarselt. Lisaks kontrollime me ka TFR määrusest tulenevate krüptovaraülekannetes edastatava infonõuete järgimist, mille kohta on EBA ehk siis Euroopa pangandusjärelevalve hiljuti välja andnud ka täpsustavad suunised ja mille oleme ka meie siis EFI-na enda soovitusliku juhendina välja andnud. Mika ja Krüts toovad kaasa ka mõningad muudatused AML, CFD ja DFS järelevalve korralduses ja sisus. Nagu juba eelnevalt selgitatud, siis korraldusliku poole pealt on olulisem muudatus see, et EFI hakkab järelevalvet tegema KASP-i tegevusloa saanud turuosaliste üle. Varapõhiseid tokeneid väljastavate krediidiasutuste ja ERH tokeneid väljastavate krediidi- või ERH-asutuste osas jätkub tavapärane järelevalve korraldus, mille kohaselt kuuluvad nad siis EFI järelevalve alla. Siiski on varapõhiseid tokeneid väljastavate juriidiliste isikute puhul EFI järelevalve AML CFD osas mõnevõrra piiratud, sest nagu eelnevalt mainitud, siis rahapesu ETS-i mõistes nad kohustatud isikuteks ei muutu, kuid MiCast tulenevalt peavad nad teatud AML CFD põhimõtteid oma tegevuses siiski jälgima. Virtuaalvääringu teenuse osutajate ehk VASP-ide puhul jätkub kuni üleminekuperioodi lõpuni veel seni kehtinud järelevalve korraldus, mis tähendab, et nemad on kuni 1. juulini 2026 veel rahapesu andmebüroo järelevalve all. Juhul, kui VASP soovib oma tegevust jätkata, siis peab ta selleks taotlema Finantsinspektsioonilt KASP-i tegevusluba ning ühtlasi liigub ta siis ka EFI järelevalve alla. Järelevalve sisu poole pealt muutub järelevalve MiCast tulenevatest nõuetest tingituna ka mõnevõrra laiaulatuslikumaks, kui võrrelda seda siis seni näiteks rahapesu andmebüroo poolt VASP-ide üle teostatava järelevalvega. Ja seda siis on ka tänasel infopäeval juba läbivalt tutvustatud. Üheks laiemaks muudatuseks AML CFD järelevalves on ka AMLA ehk siis uue üle-euroopalise rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutuse loomine. AMLA tegevuse peamine eesmärk on tagada Euroopa Liidu finantsalaste regulatsioonide järjepidev kohaldamine, mis hõlmab muu hulgas siis ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaste suuniste väljatöötamist, millega on seni tegelenud EBA. See oleks siis praegu minu poolt kõik ja nüüd räägib Aliis täpsemalt siis nendest äsja mainitud tehnoloogilisest võimekusest ja automatiseeritud süsteemidest. Ja tere ka minu poolt, mina olen Aliis Välliste ja teen siis sellise
väikse ülevaate seoses siis süsteemide kasutamisega. Et esiteks, mis on ka kõige tähtsam, me eeldame, et taotlejad kasutaksid siis hoolsusmeetmete kohaldamisel pigem automaatseid süsteeme, ehk see oleks ka üheks eeltingimuseks teenuse osutamisele. Seega, kui te tulete tegevusloa taotlusega sisse, siis peab esitatud materjalidest nähtuma, et on olemas teatud automaatsed süsteemid hoolsusmeetmete kasutamiseks, näiteks tehingute monitoorimiseks, riikliku taustaga isikute tuvastamiseks, sanktsioonisubjektide kontrollimiseks ja nii edasi. Automaatsed süsteemid peavad olema välja töötatud ja toimivad. Selleks, et tagada automaatsete süsteemide efektiivne toimimine, peab neid süsteeme ennem ka testima. Samas ma tuletan meelde, et kogu testimise protsess ja ka testimise tulemused tuleb dokumenteerida ja vajadusel ka fiile esitada. Juhul, kui taotleja kavatseb siis kasutada kellegi teise välja töötatud automaatse süsteemi või lahendust, peavad olema sõlmitud selleks eellepingud või siis lepingud kolmanda poole teenusepakkujaga. Väga oluline on hinnata ja analüüsida kolmanda poole teenusepakkuja poolt kasutatava süsteemiga kaasnevaid riske ja võtta asjakohaseid meetmeid kõikide nende riskide maandamiseks. Juhul, kui taotleja ei kavatse või ei plaani kasutada automaatseid süsteeme hoolsusmeetmete kohaldamiseks, vaid soovib seda teostada manuaalselt, siis peab seda ka detailselt põhjendama. Et pigem on see selline haruarv lahendus ja me eeldame ikkagi automaatset lahendust. Aga kui soovitakse ikkagi manuaalselt, siis peab esitama ressursiplaani, millest nähtuksid kõik mahud, ehk siis kui palju inimesi ja kui palju aega ja kuidas seda manuaalset kontrolli siis teostatakse. Ehk siis see manuaalne lahendus peab olema proportsionaalne taotleja organisatsiooni suuruse, tegevuse, riskiisu, keerukusastme ja nii edasi. Ehk siis siin slaididel ongi toodud selline niinimetatud checklist, mis on siis nii järelevalve ehk meie kui ka taotleja vaatest väga oluline. Meie vaatame, et need tingimused oleks täidetud. Seega, kui te tulete tegevusluba taotlema, siis te peate ka nendest tingimustest lähtuma ja need ka ära täitma. Ja need tingimused on vaja siis ära näidata ja ka tõendada. Ja siin slaidil toodud asjaolud on ka meie edaspidise järelevalve hindamise objektiks. Tõnis, kas sa saaksid palun järgmise slaidi panna? Aitäh. Natuke räägin ka sellest, et millest lähtuda, et väga palju on seda ka eelnevalt mainitud tänase ettekande juures, aga peamised siis RAHA-PTS, ERSANS, KRÜTS ehk siis meie Eesti seadused, samuti Euroopa Liidu õigusaktid, MIKA, TFR, AMLD, AMLR. Toon välja ka FI juhendid, näiteks meie rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise juhend, finantssanktsiooni juhend, samuti mitmed ebasuunised, näiteks riskifaktorite suunis, mida on ka hiljuti muudetud ja kus on fookus lisatud kaspidele, ehk seal on välja toodud kaspidega seotud riskid ja kuidas neid riske siis maandada ja nii edasi. Samuti on EBA andnud välja TFR suunised, et rohkem selgitada detailsemalt TFR määrust, vastavuskontrolli suunised ja nii edasi. Mainin veel selle ära, et hetkel kehtivad ebasuunised, aga kuna Annabel enne mainis AMLA tegevust, siis hiljem seoses AMLA tegevuse alustamisega tulevad ka mitmed AMLA suunised, ehk siis sellega peab arvestama. Ja see oleks siis meie poolt kõik, et mina tänan. Nii, aitäh kõigile ettekandjatele ja siis natuke on veel aega, ma vaatan 5 minutit küll, aga läheks küsimuste juurde. Ma vaatan, siin on meile chati ka tulnud mõned küsimused. Aga kui ma jõuan need ära vastata või me jõuame need ära vastata, et siis võiksite ka võib-olla mikrofoniga ka mõne küsimuse esitada, et siis on nagu näha seda inimest selle mummukese taga. Et saab käe tõsta ja ma saan siis unmute ida nii-öelda.
Slaide, kas me jagame hiljem, et ma mõtlesin tegelikult, kui seda infopäeva siis koostasime ja otsustasime selle veebi kaudu teha, sest et osalejaid on nii palju, mõtlesime, et me laeme äkki salvestuse FI kodulehele ülesse. Ma arvan, et see on mõistlikum seetõttu, et see tekst, mis me sellele slideshow'le juurde räägime, on palju asjalikum ja ütleme, et slaidides on võib-olla natuke liiga palju seaduskorrat, mida nagunii ütleme, te saate lugeda ja olete lugenud. Äriplaani kohta ma hetkel ei vasta, ma lasen mõnel kolleegil, kes täpsemalt teab vastata sellele, kuigi jah, mõte on selles, et mingid dokumente, mille sisu on sama, ei tasuks nagunii ju dubleerida. Õigusliku arvamuse andja kvalifikatsiooni kohta saan öelda, et kõik pagunid ja sõjaarmid loomulikult on kasulikud sellise kuvandi loomiseks, usaldusväärsuse tekitamiseks võib-olla, aga me lähme siiski selle õigusliku arvamuse hindamisel sinna sisusse. Ja ülimalt oluline on see, et just seda teenust kui sellist on hinnatud süvitsi siiski ja veel nii palju, et kui ütleme, te olete teenusepakkuja, te otsite endale, keda võtta, ütleme õigusnõustajaks või keda võtta selle analüüsi teostajaks, siis soovitan võtta kedagi, kellel on investeerimisühingute kogemus või MIFID-i kogemus, aga ka laiemalt finantssektori kogemus. Lihtsalt kuna need teenused on üsna sarnased VPTS-i teenustele ja MIFID-i teenustele, siis küsimus oli ka e-raha tokenite kohta, et e-raha tokeneid tohivad emiteerida vaid e-raha asutused, või siis krediidiandjad, et juba sealt tuleb see suur õigusraamistik, mis on kantud valdavalt siis ütleme süsteemi talitluspidevusele, inimese või ütleme siis teenuse tarbija suutlikkusele siis lunastada need e-raha tokenid päris raha vastu tagasi või nii edasi. Et selle küsimuse, ma usun, esimeses osas on suures osas vastatud sellele küsimusele, et ma vaatasin ka seaduse Krütsi seletuskirjast järele, et see seaduse muudatus viidi Krütsiga sisse, et siis ütleme e-raha tokeni omanikele tagada siis samasugused õigused, mis on tavalisel e-raha kliendil, e-raha omanikul. Ja viimane küsimus siis on nende auditite kohta, et kolleegid kindlasti oskavad paremini vastata, aga kõik auditid, eriti kübervallas, IKT vallas, mis on, ütleme, see õigusakt ei ole tehnoloogia neutraalne, eks ole, et ta siiski reguleerib krüptovarasid, mida siis ta ise nimetab hajusraamatul kajastatud digitaalseteks väärtusteks või õigusteks, et seal on hästi oluline, et mida rohkem, seda parem selliseid sõltumatuid auditeid ja nii edasi, aga kindlasti kolleegid oskavad paremini vastata. Ma ühtegi kätt praegu ei näe, siin on veel üks küsimus, aga las kolleegid äkki vastavad vahepeal sellele äriplaani versus tegevuskava küsimusele ja siis küberturvalisuse auditi küsimusele. Ja, et võtan üle siis tegevuskava versus äriplaan. Et see küsimus oli siis esitatud Kaspide artikli vaates. Rõhutan, et presentatsioonil keskendusin siis ühisosadele ja siis sõltuvalt sellest järelevalve subjektist võib neid siis nii ühte või teistmoodi nimetada siis tulenevalt sellest sisust või taotleja dokumentide paketi eripärast. Et näiteks kui see küsimus oleks olnud suunatud artidele, siis minu vastus oleks see, et äriplaan ja tegevuskava need sisus ei pruugi olla täielikult ühetähenduslikud, sest et näiteks krediidiasutusest artidele kohaldub ju ka krediidiasutuste seadus, et milles on eraldi äriplaani sätted ja MiCaga seotud RTS-idest, ITS-idest tulenevad ju täiendavalt need tegevuskava sätted. Ja selles suhtes, et tegevuskava ja äriplaani vahele saab panna võrdusmärgi, kui siis Kasp sisaldab sellesse tegevuskavasse äriplaanile
tavapäraselt omaseid näitajaid ja siis sisaldab ka RTS-is nõutud andmeid. Ja kui see tegevuskava katab siis järgneva 3 aasta mõõdet, et KASP-idele on välja antud esmapoolt siis esimene konsultatsioonipakett. Ma soovitan selle sisuga teil tutvuda ja kokkuvõttes ikkagi, et taotlejal on siiski oluliselt vabadus antud otsustada, kuidas ta ehitab üles enda dokumentide paketi. Et peamine oleks see, et see kajastaks kõiki kavatsusi kõike hõlmavalt ja siis eesmärk pole toota või dubleerida neid dokumente. Ja kui informatsioon on leitav tegevuskavast või siis tegevuskava välisest dokumendist, siis peaks olema see igal juhul selgelt viidatud. Ja küberturvalisuse auditi küsimusele, et sellega seoses ESMA avaldas arvamuse. FI hinnangul peab olema turuosaline valmis ja võimeline pakkuma teenust alates tegevusloa saamise hetkest alates. See tähendab siis seda, et süsteemid peavad toimima, riskid peavad olema maandatud, kliendid kaitstud. FI igal juhul toetab ESMA kaalutlusi selle auditi nõude osas, sest et see annab ju meile täiendava kindluse ja kvaliteedimärgise süsteemide toimimise kohta. Ja aitäh. Ja need küsimused, mis on siin tulnud, vastan ära ja siis ma arvan, loeme infopäeva lõppenuks ka. Et mis puudutab USDC-sse, siis ma saan aru, see on Circle'i poolt väljastatud stabiilsusraha, mis järgib siis USA dollarit. Selles suhtes, et selle emitent peab vastama, ütleme, kui ta Euroopa Liidus emiteerib oma, ma ei mäletagi tegelikult, kas ja kuidas see oli, aga põhimõtteliselt e-raha tokeni emitent peab vastama, ütleme, e-raha nõuetele. Ja meelnevalt mul siin kolleegid juba parandasid, ma olin krediidiandja kogemata, krediidiasutus on siiski see teine, ütleme, finantsjärelevalve subjekt, kes siis tohib e-raha tokenit emiteerida. Detsentraliseeritud lahendustest rääkides, et jah, DeFi protokollid ei ole ja idee poolest nad ei saagi olla, et see on näiteks Bitcoini puhul, et see on lihtsalt matemaatiline või krüptograafiline reaalsus. Inimesed jooksutavad seda ja need lepingud selle krüptovaluuta ostmiseks või müümiseks on ütleme, võib-olla kohtu kaudu sisse nõutavad, aga see, et neid münte kuidagi juurde tekib või et automaatselt mingid targad lepingud, mingeid tehinguid teevad ilma selleta, et on mingi osapool, kes neid väljastaks, neid ei ole mikroskoobis ja IT-auditi puhul on see, et me tahame, kui ma ei eksi, seda ISO mitte me tahame, et see oleks siiski usaldusväärne audiitor. Ma ei oska siin täpsemalt vastata, et me oleme ka palunud vist teatud kvalifitseerimisele vastavaid audiitoreid nende auditite tegemiseks kasutada. Tegevusloa taotluse vormi kohta võib nii palju öelda, et ESMA ja EBAS on 4 RTS-i tegevusloa taotluse kohta tulemas, vastavalt siis 2 on vormi kohta, 2 on sisu kohta, et nende, ütleme, ma usun, et nende mustandid on väljas, aga need ei ole vastu võetud, ei ole nii-öelda jõustunud. Aga jah. Seda piiriülese küsimusele ma praegu ei oska vastata. Ma tean, et see on olnud vist isegi ESMA mingitel konsultatsioonidel Q&A's ja minu teada vist piiriüleselt see periood ei tohi pakkuda teenust. Aga ma võin siinkohal eksida selles suhtes, et ESMA kodulehel peaks, jah, ESMA Q&A's peaks olema vastus täpselt selle sama küsimuse kohta. Selge.
aga ma vaatan, me oleme nüüd vaikselt natuke juba üle aja ka läinud, et soovin kõigile jõudu, tänan kõiki ettekandjaid. Suur töö on ära tehtud, aga veel suurem töö on kõigil ees. Et olge siis tublid ja ma proovin laadida selle ettekande siiski FI kodukale üles, et kui te tahate tagantjärele vaadata slaide, on küsimusi, siis saab võib-olla sealt otse nendele vastuse. Ning enne kui te tulete siis tegevusloa taotlusega sisse, siis loomulikult soovime näha, et kodutöö oleks selles ulatuses ära tehtud, et te teate, mis teenust te pakute, te teate, mis Mika teenusele see vastab ja siis sealt me saamegi edasi minna, ütleme, kõikide nende järgnevate seaduse nõuete ja muude asjadega. Selge, aga aitäh teile ja kõik head!